esimesesse ametlikku saatesse. Meie podcasti nimi on vot see, väga tore, et võtsite aja, et vaadata meid. Nii, mina on Johannes. Mina on Laura. Mina Mirko. Ja tema nime kohe jõuame. Põhimõtteliselt see on see nagu, ärge pange teda algusest tähele, ta ei ole... Eks ma siit äkki läks. Ma kuulan, rääkige edasi, no rääkige. Igatahes, täna, ärge pange teda nagu poleks siin põhimõtteliselt. Täna on meil väga eriline külaline. Täna on meil mees, kes tuleb Kose gümnaasiumist. Kristiine gümnaasiumist. Facebook tegi näsid. Ma mõtlesin, kus kohas see välja kaevati. Siis ma sain aru, et üle minu... Oi, vabandust. Ma ütlesin praegu kohe üle. Ärge... See pole hullu. Piip. Igatahes. Facebook. Okay. No kõik, mis läheb siin, on avalik info. Jaa, ei, see on nagu, see on hästi... Igatahes. Õppis, talt tekkis rahvusvahelisi suhteid. Täpselt õppis, ta lõpetas eelmisel kevadel 2018 tal tekib baka. Kõrgharitud mees. Kõrgharitud mees. See on väga uhkusega ütlen seda. Ta on suvemängude ja talimängude korraldaja. Ta on mänginud või mitte mänginud, vaid olnud Slati haiglade. Confirmed. Ta on olnud Alter ego on seal. Batmani parem käsi, Robin, isiklikult meie ees siin. Ma nimetan ka teda RuneScape'i legendiks. Oi, võt, see on hea, see on süda. See on süda. RuneScape'i legendiks ja siis Kalevi endine spordikoordinaator. Praegu sa töötad UEFAs. Ja täpselt nii. Praegu töötab. Igatahes, mis me ikka siin patrame? Tom Eerik ja perekonna nimi? Laura, ütle. Luoma Aho. Ma olen sellega nii kaua stragelinud. See ei kujuta ette, kui väga ma sellega Oota, ma proovin. Luoma Aho. Jaa, no tegelikult oli väga ilus, aga sõbrad ütlevad ka Luoma Kabi. Võite ka seda öelda, Luoma Kabi. Luoma Kabi. Mis see siis nagu... Ei, sest ma olen Kabi, Luoma Aho, Luoma Kabi. Noh, vahel pole see... No Kabi. Mis see tähendab? See tähendab, see on hobu see huuf, noh. Sa oled veits Kabi peast, noh. Kui sa oled ikka täis Kabi, noh. Ma olen Kabi, noh. Ma olen sõprade seltskonnas olen mina Kabi. Tom, sa oled ikka täis Kabi. Kuidas pidi sa oled siis Kabi, siis see on podcasti jooksul. Aga igatahes, mis kõige tähtsam asi, mis jäi mainimata. Naised ja ka mehed, ta on vallaline. Aga pigem vist naiste suunas. Jääme sinnapoole. Jääme seekord veel sinnapoole. Seekord. Mehed seekord, hoidke. Hoidke ennast, aga naised, vallaline. Jaa, kõik emad ja tütred. Hoidke piipi ja pole naiste suhtest, pole piirteid. Emad, tütred, noh, vanemad, oleneb, vaatame. Pigem emad ja tütred. Selles suhtes, noh, mis oleks viga natukene kilfi? No paljugi oleks seal otseselt, selles suhtes ei no... Otseselt ega ei oleski, vaata. Ega armastus ei hüüa tulles, kui ikka armud, siis ikka armud täiega. Ja kui vaadata siin Hollywoodi kaunemaid näitlejannasid, siis osad on raisk 74 ja võiks siin vabalt murda 20-seid. Vabalt. Aga aga siiski, pigem ei. Ikkagi südaessana võib tahtma seda ja... Aga kas sa otsid praegu või sa oled veel naudid nagu seda? Ei no, otseselt ritva sees ei ole, aga kui ikka paati hüppab, ega ma seda vette tagasi viskan. Aga nagu kas paati natukene mekid ära ja siis viskad tagasi või ikkagi siis hoiad ka paadis natukene? Ei no, ikka kui on ikka üks õige rõõbarais, siis võib ikka alles koida. Kas siis nagu hoiad ise kinni ka? Ei no raisk, kui on ikka liiga libe ja tundub, et ikka ei taha olla, siis ega ma siis vägisi ka kinni hoia. Kui tundub, et hüppab paati ja ikka siukene pool uimane ja pool surnud, eks ma siis... ma nii ei ütle. See metafooride teema ei ole minu teema, aga kui kala hüppab paati ja ta väga ei taha ära minna, ega ma siis ära ka ei viska. Aga mis on sellest, et armastuse eest tasub võidelda? Ikka vägisi hoiad kinni ikka. Ei no... Minu arust... Ikka akvaariumisse sisse ja hoiad iga päev, naudid, toidad natukene seal. Puhastad seda seal natukene. Öeldakse küll, et järjepidevus nagu viib sind nagu sihile lõpuks, aga ma ei tea, minul on nagu arusaam, et
no ikka kurat, kus ikka aasta otsa raiske peksad seda kala kuradi kaikaga, et ta lõpuks sulle jääks sinna ja ta lihtsalt ei jää, ikka tahab välja minna, no siis perse oleks ju õige aeg lasta see kala ikka vette tagasi. Siis on ise õnnelikum, kala saab hüpata järgmisesse paati või siis üldse konksu otsa jääda, no mis iganes. Nii et nagu praegu aru saan, kedagi silmapiiril pole. Ei no seda ma ei, vaata ma ütlen niimoodi, ma triivin paadiga mööda järve. Ma ei ütle rohkem midagi. Ma olen lihtsalt mööda järve paadiga. Mul ei ole ritma sees, ilus päev. Ilus horisondil seal. Kaugelt päikeseloojang. Kõik on ilus. Seda ma ei rohkem mitte midagi. Ma olen järvel. Räägi mulle natuke, mida sa UEFA-s teed täpsemalt? No ütleme, see on niisugune, kes nagu täpsemalt teavad, siis ega ma nüüd päriselt UEFA kontoris ju kuskil ei tööta. UEFA on ju ikkagist... Ma eeldan, et kuskil seal Belgia kandis vist. Ma nüüd võin räigelt eksida, nüüd venna vaata täpselt, kui see peakontor on. Lihtsalt vaata, noh, fakt on see, et ma ei tööta seal. Ma ikkagist töötan jalgpalliklubi Tallinna Kalevi heaks, kus ma olin siis ennem spordikoordinaator. Aga kuna Eesti jalgpall on niisuguses pigem kehvas seisus, et väga inimesed... Šveitsis, no ma ütlesin sinna venti. Belgia või Šveits. Kusjuures ma ütlesin, ma Šveits käis läbi. Ma ütlesin Belgia või Šveits. Pärast vaatame üle. Nii, aga, no see oli educated guess, ma ei olnud seda kontrollinud, kus see on. Aga igatahes Eesti jalgpall on niisuguses vähe kehvemas seisus, et... Väga kurvas seisus minu arvates. No ja mis on üldse nagu, mis puutub pealtvaatajatega, et just Eesti enda liigat ja see oli ikka väga kurvas seisus ja otsustas siis UEFA alustada sellise pilootprogrammiga, kus siis, ja noh, Eesti ongi täiesti esimest korda, mitte kunagi pole mitte kuskil maailmas seda tehtud, kus palgati igale klubile siis nüüd kogukonnajuhid ja ma olen siis nüüd kogukonnajuht, UEFA palgaline, iga üks siis... Kalevi kaudu said siis sinna? No, ma ütleks, et otse, no ma töötasin jah, nad olid mind seal näinud ja siis niisugune long story short, mulle öeldi, et nüüd sa kandideerid ja kõik on ja kandideerisin ja võeti mind siis kogukonna juhiks ja minu töö on siis teha rahvale see mänguelamus siis võimalikult heaks. Nii et see kind of õhtujuht võid ka öelda? Võib ka nii öelda, sa ei pea olema, kui sa oled kogukonna juht, sa võid kõik need inimesed endale palgata sinna. Sa võid kõike seda, mis iganes teha, aga ma lihtsalt, kuna ma tunnen, et ma saan sellega hakkama, ma olen ise õhtujuht, ma olen seal ise DJ, ma lihtsalt teen, hoiab esiteks raha kokku ja... Spinnid seal plaate samas, jah, ma jään rahvale jama ja noh, põhimõtteliselt ongi see, et kuna me ilmselgelt väljaku peal tulemustega me, noh, see ei ole see, mis toob rahvast väljakutele. See vahet pole, kas sa mängid Floras või Kaljus, see ei ole tähtis, nad mängivad küll need euromänge, aga praegusel seisul nad ei mängi kuskil väga kõrgel ega väga kaugel. Mitte isegi horisondi taga veel ei ole näha seda. Vähemalt minu arust, aga see... Mis sa arvad selle taga võiks olla, et meil ei lähe nii hästi? Mängud üldse või? Ma ütlen ausalt, ega ma tegelikult ma ei ole tegelikult jalka inimene otseselt, et ma siin neid väga süvitsi neid põhjuseid ei tea. No kinda ikka sa, ikkagi Eesti mänge kas või vaatad, võib sealt ka kas või juba alustada koondiste mängudega, et mis sa... No ma võiksin, tõesti, ma ei ole piisavalt pädev, ma tõesti ei ole, ma ei ole jalka inimene tegelikult. Mis inimene siis oled? Korvpall ja eluaeg. Eilset mängu vaatasid või? Kelle mängu? Lakers. Ai, no ikka vaatasin, see on ju mu südana. Lakers on su süda või? Lakers on mu südana. Aga mis siis, ütle mulle, mis siis Lakersitega juhtus teise veerandil siis? No ikka, eks nad purunesid nagu ikka. Poisid ei... Noh, olgem ausad, see tiim, mis praegu on siis 76ersil, see on puhas all-star tiim juba, aga noh. Ma vaatasin, need on praegu vist enda selle siis, need on Eastern, eks ju. Jah, Eastern pool, siis need on 4. eks ju. Sa räägid 76ersil, ja Lakers on 10. No hetkel jah. 28 võitu, 28 kaotust. Kuidas üldse Lakersid nagu ajalooliselt läheb? Ma ei ole Kossu fänn, ma natuke lihtsalt tegin researchi, nägin eile Insta stories, et mees seal kohe... Ei, muidugi, ei, väga hea, peabki tegema. Külaline tuleb, peab ta huvide kohta uurima. Ei, Lakers on läbi aegade... No tiitlid on 16, läbi aegade on see teisel kohal, no üldse Lakersit peetakse üldse üheks kõige ihaldatumaks, mis iganes see sõna on, jah, mis iganes see sõna on.
kohaks, kuhu minna, onju. Noh, viimastel aastal on need läinud halvasti, mitte halvasti, aga niisugune mitte kõige paremini. Okei, aga mis läks siis sellega on, et praegu alles nüüd 2018 tuli LeBron James siis sinna, kui see on nii ihaldatud koht, ka siis tõesti tema ei, siin oli, see oli, vaata, NBA-s ei saa alati lihtsalt minna, et ma nüüd lihtsalt lähen, kui sul on leping mingi tiimiga, siis sa ei saa sealt lihtsalt ära minna, onju. Need reageerivad selle pärast nii, sest need kost on lihtsalt... Ja tundub, et okei, no ma teen kiiresti. NBA-s ei saa lihtsalt minna kuhugi, isegi kui sa väga tahaksid, et tiimid võivad sind vahetada kuskile ära. Oletame näiteks, kui mingi linn on teise linnaga konkurentsis, siis nad tõenäoliselt ei vaheta sind sinna linna, kuhu sa võib-olla ise väga tahaksid minna. Sa peaksid ootama ära oma nii-öelda selle kui su lepingud lõpevad, siis sa saad ise sinna minna, siis hakkavad lepingud jäämad, kas tiimil on piisavalt raha, kui nad võtavad sinu mingi jõhkra raha ees, kas neil on piisavalt raha, et ehitada sinu ümber kedagi väga toredat, on ja. See on nii keeruline, aga Lakers üldiselt läbi ajal on pigem see koht, kuhu kõik tahavad minna. Neid linnu on veelgi, aga no see Los Angeles, no come on, see on Los Angeles, no come on, no let's go, no it's Los Angeles, baby, let's go, no. City of Angels, baby, on ju? Nii öeldakse või? Muidugi, City of Angels, see tähendabki, Los Angeles tähendabki City of Angels, hispaania keeles, no. Igapäevaselt targem. Aga tegelikult ma ei tea, kas see City just seal sees on, aga Angeles on... Inglid. Ja on Inglitega. Patriotistlikuks Inglid. Inglite linn. Issand. Los Angeles ongi Inglid. Minu meelest peakski olema tähendab lihtsalt Inglid mitmuses. Aga üleüldse, nagu ma veel korra peatun siin korvpalli teemal, et LeBron James pole isegi ma saan aru su lemmikmängija seal, vaid hoopis on, vabandust, kui ma ta nime valesti hääldan, on siis Kyle Kuzma. Vabandust kõikidele Kossu fännidele. Oi, see oli cancel praegu. See oli cancel. Hääld õige. Ei, ma ütlen sulle, tal on väga lihtne nimi. Ta on ju, Kyle on nagu Kyle ikka. Kyle, eks ju, Kyle, jah. Aga nime hääldab täpselt samamoodi nagu Aivar Kuusmat, noh. Kuusma. Ongi Kuusma või? Kuusma. Jaa, Kuusma. Aivar Kuusma. No mina kutsun teda Aivar Kuusmaks. Väga vabandust kõikidele fännidele, et ma sellise apsaka siin tegin. Tegin väikse upsi siin, et... Tegelikult lemmikmängija ei mängi isegi Lakersis praegu. Ei ole, jaa, on. Aga tead, Luka Doncic lemmikmängija, Lakersis lemmik on kas siis Aivar Kuusma või siis Lonzo Ball, kes teavad, need teavad, kes ei tea, siis las jääda. Las jääda. Imeline. Aga keda sa kõige rohkem tahaksid näha hävimas? NBA-s või? NBA-s. Tiimi või mängijat või? Tiimi või on konkreetne mängija? Tead, ei taha otseselt kedagi hävimas näha minu meelest, mida suurem konkurents ja mida see teeb aina paremaks asja. Ma pigem tahaksin NBA-s, et kaitset mängitakse rohkem. See on ikka show-mäng seal. See on ikka show-mäng. Tahaks ikka mõnikord näha, et ennad ikka kuradi hammastega küljes. Nad mängivad, aga nad mängivad kunagi siis, kui finaalid on käes. Enne seda nad ei tee seda. Seda, mida mina ainukesena NBA-s tean, on nagu see, et kui tavaliselt on positsiooni mängimis, siis on see liiga igav ja NBA-s tehakse mees katmis põhimõtteliselt. Ega positsiooni mänge nagu ei tee just. Kas ma vale informatsioon? No ega sa valesti ei rääkinud otseselt. Ei, no point on selles, et hooaeg on nii pikk seal ja nad ei jaksa mängust mängu panna täie rauaga kaitset ja täie rauaga rünnet. Nad teevad seda rahvale, see on üks väga suur turg. Nad peavad seda tegema rahvale. Kui mängud oleksid madalaskoorilised, kui mängud oleksid igavad, siis ju miljonid ei vaataks neid ja nad ei teeniks ise ka miljonid. Ehk siis seal on põhjus ka taga, et reaalselt läheb andmiseks ikkagist ju alles play-offides ja kui on reaalselt vaja võita. Ja siis nagu näeb seda tõelist taset, mis neil on, kaitsetaset ja mida kõike veel. Okei, ma isegi veel mind huvitas see, aga me peame nüüd teemat vahetama, sest siin Virko ja... Aga sa käisid next teema! Järgmine teema! PewDiePie aukse! Next meme! Ma olin mingi 7 minutit hästi vait praegu. See läks spordimingisuguseks ülekandeks täiesti üle praegu. Väike hüppe tagasi korvpalli. Naine oli 7 mintsa vait, siis Lavar Pool ütleks selle kohta stay in your lane. Aga see ei ole mina, kes seda ütles, see ka kõik feministid. Sorry, see ei olnud mina, seda ütles Lavar Pool. Isiklikult. Kes on Lavar Pool? Sa ei taha ikka sellest... Laura hakkab siin varsti nutma, aga... Lavar Poolist võiks rääkida veel 5 tundi elada, aga lähme edasi. Lähme edasi.
no aga kui sa oled ise nii suur spordifänn, et kui palju sa ise treenid näiteks lihtsalt, mis sa üldse praegu teed? No vaikselt, ütleme nüüd, oma lõbus käin, mängin korvpalli, nagu ma enne mainisin, et ma olen ikkagist korvpalliga üles kasvanud ja no oled sa käinud varem trennis? Kossu trennis või? Kossu trennis. Eks paar korda ikka 20 aastat. Eks paar korda ligi 20 aastat. Astusime sisse. Ja, ei, ikka, eks see vahepeal sai ikka siin lausa 10 korda nädalas ka tehtud siin võib-olla mitmes aastas ülikoolis oled teisel aastal või? Mina olen esimene kursus, sest kuigi ma võiks juba siin, mõned on minu vanused juba lõpetanud koguni. Vana sa oled? Aga 21 olen mina. Tegelikult väga liiga vana, aga asi on selles, et mul oli 1 aasta kaitseväge, eks ju. Ja siis mul on ka veel see asi, et ma olen septembris sündinud, nii et põhimõtteliselt mul oli valida, kui ma kooli läksin, et kas ma siis lähen 6. kooli, saan kohe 7 või lähen 7. kooli ja saan kohe 8. Ja noh, niimoodi on läinud, et ma läksin 7. kooli, saan kohe 8 aasta kaitseväge ka, nii et aga vaata, selline baby face, vaata, nii et inimesed ei ütleks, et võin täiesti 19 või hädaabil võin ka 15 olla, kui vaja läheb. Ma ei ütleks, et väike, ma olin väike. Ma olin 10. klassis, ma olin suht ikka mingi meeter 59. Oota, mis klassis? 10. Oota, ütle uuesti. Ma alguses kuulsin, et sa olid 10 aastani ja meeter 59, mõtlesin, et oota, sul on päris pikk ju. 10. klass, ma ütlesin 10 aastane. See oli 10. klass ikka, jah? Mina ütlesin 10. klass. No meeter 60 ütleme seal ka. No see on minu pikkune. Laura pikkune oli ma 10. Nagu miks sa praegu oled siis? 81. Pikem kui mina. Vaat, kus on pikkust lisandud. Ma ikkagi olen siin natukene kosunud ka ikka. No ma olin mingi 7. klassis, ma olin meeter 78 äkki, 77. Mul oli isegi Kosuliidus kirjas aastaid see sama pikkus. Ja ma meeter 81,5 praegu. No mul ei üldse kasv kinni. Ma olin 90 kilo, meeter 77, ma olin päris jõhker kapp, on ju. No mis kapp, ma olin paks lihtsalt, on ju. Ja okei, ja sa rääkisidki enne, mis oli paks, ja. Aga kuna sa nagu ette võtsid selle lihtsalt nagu, et ei, no see... Otseselt, ei, no sellises vanus... Ei, sellises vanuses keegi ei võta midagi ette, sa kasvad välja sellest. Tegelikult, sa rääkisid 6. klassis, sa ei paks, iseenda sõnad, eks. 6., 7., 8. Kuidas oli sulle, kas sulle palju mõnitati pigem või pigem oli sa aktsepteerisid seda? No ütleme nii, et mina ise aru ei saanud küll, et nagu väga mõnitatud oleks. Jaa, mu hüüdnimi oli paks, mu hüüdnimi on siiamaani paks. Seal kandis, seal Kosekandis, Harjumaa Kosekandis. Ja ma ei võta seda üle ise halvasti, ma tegin iseenda kohta nalja ja ma arvan, et kui sa suudad iseenda kohta nalja teha, siis sa võtad nendelt nii-öelda kes mõtlevad halvasti su kohta öelda midagi, sa võtad nendelt võimaluse selle nalja tegemise koha ära või selle nii-öelda halvustava koha ära. Sest nad näevad, et kui ma kogu aeg iseenda kohta teen nalja, siis neil ei ole midagi öelda. Sest sa kõik naljad said ise ära teinud, eks ju. Aga ei, tegelikult ma arvan, et ei, kuna mängisin korvpalli ja olin ise ka nagu koolis aktiivne, siis ega noh. Muidu, kas oli, ma just tahtsingi, vaata sa praegu minu arvates väga aktiivne, sa oled õhtujuht mitmes kohas, minu arust üleüldse selline nagu, õhtujuht öeldakse vist enamasti ikka nende kohta või nagu kommentaator või mis iganes. Ja, teadust ja mis iganes, jah. Et kuidas näiteks, kuidas sa olid gümnaasiumis või kuidas sa jõudsid sinna? Kuidas sa jõudsid? Vot see on, eks see ole hea küsimus, no kooli ajal võib-olla, ma ei ütleks, et ma seal algklassides või midagi siukene mingi eriti julgust täis poiss olin, no ma ei tea, kuidagi see no võib-olla mu emast äkki, mu ema on ka siukene vähe siukene teistsuguse huumoriga inimene, et meeldib sarkastilisi nalja teha ja sealt ma selle külge sain ja siukese, mu ema on hästi julge inimene, noh, et ja siis koolis ikkagi, playboxid olid, siis nagu alati võtsin osa ja kõik see nagu kasvab, see ei ole niimoodi, et inimene sünnib ja ta on nagu esineja kohe. No ei ole, no ma ei olnud mingi esineja, ma võtsin osa ja see oli lahe, see oli naljakas, aga... Sa olid gümnaasiumis aktiivne?
või gümnaasium, põhikool. Mina näiteks ei olnud siis. Ma näiteks olen väga. No tänapäeva noored ma ikkagist vaatan, on see gümnaasiumi elu on läinud aina sarnasemaks nii-öelda selle ülikooli eluga, et on juba klubid, on gümnaasiumites on klubid ja meie ajal seda ei olnud otseselt. No oli, aga väga vähesel määral olid laulurühmad, olid kossurühmad, spordirühmad, aga see ei olnud nagu, meil ei olnud mingi kuradi klassi president ega ma ei olnud selles mõttes aktiivne, aga kui oli kooliüritus, ma olin alati kohal, esindasin kooli spordiväljakutel, seda oli alati, seal oligi, Kosel ei olnudki valikut, sa kas oli kaak ja kaabakas, sportlane või sa mingi muusikaga tegelev inimene. Kas sa gümnaasiumi ajal arvasid, et sa oled nüüd sellises kohas praegu, kus sa praegu oled nagu? Ei, mul olid üldse mingid veidrad ideaalid kunagi. No ütleme, 10. klass ma ei jaganud seda veel, 10. klass ma ei mõelnud. Aga ütleme, ma hakkasin kuskil 11-12 klass, eriti 12 klass, kui ma läksin Kristiine gümnaasiumisse. Ma olin veel Kosel kuni 11-ndani ja 12 klass läksin Kristiine gümnaasiumisse. Mul oli seal sükene õpetaja nagu Maarja Tinn. Tervitused talle, kui ta peaks üldse seda kunagi vaatama. Maarja Tinn. Ta oli mu... Kui sa näed seda, siis kindlasti saada lilli. Ei, ma peaks talle lilli saadma. Ei, igatahes, ta oli õpetaja, ta oli mu, kuidas ongi, mis klass, ühiskonnaõpetuse klass, jah? Ta oli mu ühiskonnaõpetuse õpetaja ja ta nagu sisestas, ta oli nii huvitav õpetaja, ta sisestas mulle seda nii-öelda poliitikat. Ja sealt ma... Sa oled poliitiline inimene? Ei ole. Ma ütleks, et praeguseks ma olen pigem juba apoliitiline inimene, on ju. Aga tollel hetkel ma arvasin, et ma tahaksin saada võib-olla. Ja see oli ka võib-olla üks sükestest põhjustest, miks ma üldse tulin rahvusvahelisi suhteid, see oli Maarja Tinni pärast, sest see hakkas mind reaalselt nii väga huvitama. Aga... Ja siis kui õppima hakkasid, said aru, et see üldse ei huvita. See on kõige varem. Jõuame sinna äkki pärast, aga me rääkisime tegelikult üldse, kuidas ma siin õhtu juhtida juurde. Ja, et ikka rahvas tahab ikka vastust ka teada. Mõtlesime, ma olen mitu korda mingid teemad vahetavad siin. Poole tee peal vahetame lihtsalt teemad. Kokku mõttes jah, ma tahtsingi teada, mis su mõttes nagu juhtus, et sa nüüd hakkasid üldse sellise suunaga ja oled ka olnud õhtujuht, eks ju? Ütleme, et keskas ma ei ütleks, et ma otseselt nii julge olin. Olin, ajasin ikka jama, tegin playboxe, tegin nalja, on ja see on nagu ikka olnud, aga see võib-olla see reaalselt õhtu juhtimine, see võib-olla tuli siit alt, tekkis, siis oli TTÜ. Jah, siis oli TTÜ ja oli, nagu praegu on spordikoordinaator Marek Keskül, enne teda oli Liian Valge, siis oli Martin Malm. Kas te teate, kes on Martin Malm? Nemad vist väga ei tea. Ma tahtsin mind tutvustada temana. Ta on, No jah. Selles mõttes, ta on juba ammu lõpetanud ja ta on tegelikult on magistris küll praegu, aga ta väga aktiivne. Ta tegi meil selle kehalise kasvatus või liikumisharrastuste aluseni. Ja tema oligi kõik see reform on tema poolt, et ta on ta on mu väga lähedane sõber ja ta on üks mu iidolitest ka tegelikult on. Raske öelda oma vanuse venna kohta, ta veits iidol, aga ta veits on ka. Veits ta on väga inspireeriv inimene, ma arvan, et te võiksite tema võiksite küll kunagi külla kutsuda, ta räägib teile, kui ta on nõus teile rääkima oma elust. Holy shit, vaat see vend on inspireeriv. Ta on väga inspireeriv vend. Aga okei. Saada link Martin Malmile. Martin, tuleb seda. Siin ma tahan sind näha. Ma kirjutan sulle. Jaa, aga oli siis üks selline neiu nagu Krista, kes oli ka siis spordikoordinaator kunagi. Sa tead ka teda? No ma tean jah. Ma tean temaga ise. Ja tema siis... kunagi kirjutas Facebooki lihtsalt, et kuule, ma kuulsin, et ma olin ka siin filmiklubis natsa teinud, kuskil natsa kultuuriklubiga midagi, aga mitte midagi erilist, on ja. Kuskil lihtsalt lällan, terve esimese 2 aastat panin ainult pidu ja käisin trennis. Ainult pidu ja trennis, kooli mõnivõrd ei olnudki, mis mõnivõrd, väga lihti. Sellepärast ma 7 aastat koolis olingi. Sa olid 7 aastat? Ma olin 7 aastat koolis, Ei, ma olin seda fakti isegi kuskil. Oota, me jõuame sinna, varsti jõuame. Aga siis ta kutsus mind ühele koosumängu ja ütles, et kuule, et meil pole poole ajal kedagi, kes nagu rahvale mingit poole mänge läks, kuule viitsid teha. Ja siis mõtlesin, fuck it, lähengi. Läksin ja rahvale meeldis, kutsuti siit, see ei käinud üldse nii tihti kui tänapäevalt. See praegu on see, mis süsteem praegu siin spordijoones on väga hea. See on nüüd viimase kuskil. See on, ütleme Martin Malmiga sellega. 2,5 äkki, 3 midagi. Martin Malmiga, ütleme, hakkas see tihedamaks minema. Nüüd on see nagu iga mäng on täpselt samasugune kodumäng, aga siis nagu käisin ja siis läksin suvemängudele temaga kunagi kaasa. Käisin kunagi seal üldse üksinda. Täitsa lampi läksin üksinda. Lihtsalt läksin üksinda.
võtsin osa ja kõik, aga siis järgmine aasta juba, siis mul ei ole sellist mingeid väga erilisi mälestusi, aga siis, kui ma läksin reaalselt TTÜ poolelt korraldama seda, sest TTÜ võtab suvemänge ikka väga tõsiselt, see on vähemalt tollel ajal, ma ei tea, mis see praegu on, sest ma ei ole nüüd nii lähedalt enam nagu uurinud, ma olen ise korraldaja seal, aga TTÜ poolel oli kunagi meil omaenda staap, nagu reaalselt Martin Malm tõi iseenda staabi kohale. TTÜ poolne staap oli päris staap ja oli TTÜ staap ka, et kõik nimed klapiksid, inimesed jõuaksid õigesse kohta, see oli täiesti haige. Me võtsime seda nii tõsiselt, kui me kaotasime mingi ala, me Martiniga mõtlesime, ausalt, me lööme kellegi maana. Me läksime seda nagu, see oleks nagu maailma tähtsam asi. Tegelikult ei ole. Suvemängud on minu meelest üks chillimaid kohti, kus tekitada sõpru ja asja, aga nendel päevadel me Martiniga ei olnud sõbrad mitte ühegi teise ülikooliga. Me olime nagu ausalt, see oli ikka väga õhuke jää vihkamisel ja armastusel. Me olime, see oli karm aeg, aga see oli lõbus. Ja sealt see läks nii-öelda see kõik need üritused ja asjad, ütleme sellest ajast see ülikooli. Nii et sa põhimõtteliselt sellega, et sa hakkasid nagu TTÜ TalTechi poolt siis seda korraldama. No ütleme, siis oli TTÜ. Siis TTÜ poolt seda korraldama, siis sa saidki nüüd sinna päris korraldustiimi nagu kohaliku. Jaa, eks sa ikka, lõpuks seal ikka nähakse, et ise tahtsid või? Jaa, ikka, no tähendab tegelikult see ei olnud, nad niisama kohe ei kutsunud. Tegelikult on sellised asjad olemas nagu ESL-i spordiseminarid. Ehk siis seal käiaksegi, see ongi koht, kus kohtuvad kõik need suvemängude, talimängude, no põhimõtteliselt Eesti Akadeemilise Spordiliidu koore kiht on ja siis iga ülikooli nii-öelda 2, 3, minult 1 kuni isegi 4 esindajat. Ja siis nad kõik arutavad koos, mida teha, kuidas teha, mis järgmised üritused on. Ja sinna ma läksin ka kunagi selle sammuse Kristaga. Ja sealt ma siis kõigiga sõpradeks sain ja see oli nüüd juba aastaid ja kas sul on sinu lemmik suvemängude üritus? Kõik korras? Ja nüüd tõesti, oota. Kõik korras? Midagi lappu. Oota. Nii, okei, davai. Okei, kas sul on sinu lemmik nüüd suvemängud, mingi aasta, kus sul nagu nii erksalt, mitte erksalt meeles, ilmselgelt kõige vähem meeles just kõige vähem meeles, aga... No ma tahaks, ütlen, ära see on väike teaser teile kõigile, kõikidele vaatajatele, teile ka, et ma tahaks uskuda, et need, mis nüüd tulevad, 20. juubel, Bože moi, nagu ütlevad idanaabrid ja jumalauda, nagu ütlevad põhjanaabrid. Ma olin risti ette ka ja panetan kõikide noorte, uute ja vanade ja jumalate poole, see tuleb kõige haigem üldse. Aga kuna seda ei ole veel olnud, siis ma ei saa veel öelda, et see mu lemmik. Aga ma tean, et sellest tuleb mu lemmik. Aga võib-olla lemmik siis, kui veel viimast aastat Martin Malmiga koos korraldasime ja siis me veel seda... See oli nüüd aasta, kui oskad... Oota, mõtlen, keskül on praegu ju Essart. Ja Lilian oli 2 aastat, ehk siis see on nüüd 3 aastat tagasi ja siis me võitsime ka veel viimati. Arek on tõesti esimest aastat, jah. Ta teeb täiega, selles sest, et minu arvates... Ta on enne olnud lihtsalt üritus, nagu... Jaa, me võtsime teda igal poole kaasa, ta oli nagu ikkagi meiega... Sellepärast, et nagu ma vaatasin, ma arvasin, et ta nagu mitu aastat seda pannud, sest nagu vana prohna. Ei no ta on see vana kuradi Ameerika raamatumüügi kabi ka, eks tal puudub ka igasugune häbi ja... Kuule... Come on, sul ei saa olla häbi, sa võtad kella 5 hommikul saadik, koputad kuradi 50 000 ust läbi. Milline Marek praegu teemas on? Keskül. Tema, jaa. Oota, aga mis te arvate sellest USA raamatute mingist üldse see kõik? On keegi käinud või on keegi mingi... Ma olen käinud seal tutvust. Oled käinud või? Ma olen see aasta viimane suvi käisin seal. Aga räägi, kas oli rüve või osad lõpetavad, vaata veits varem ära selle? Kas oli see Bussi, kes lõpetas varem ära või? See on tegid lõpuni, või? Ma ei teinud päris lõpuni. Eesti bussijaam oli ikkagi, see on sitaks lahe kogemus, ma soovitan kõigile minna nagu väike plaani. Ei, ma olen nüüd, ma ei ole ise kunagi käinud, ehk siis ma olen kõige adekvaatsem hindaja sellele, aga nii palju, kui ma näinud olen, ma ütlen ausalt, ma ei liialda, aga ma ütlen, mul 100 sõpra seal käinud. 95 nad on, kui ma nad tagasi tulnud, ma küsin, no kuule, ikka küsid sõbrad, palju sa pappi said siis, veenad ütlevad, naeratavad sulle näkku ja tead, kogemus oli hea. Ja siis sa said aru, et vennad on mitme tonniga miinustes. Aga nagu... Ei, ma loomulikult usun, et kogemus... See oligi see, et mina käisin ka see aasta, eelmine aasta siis tutvumas sellega üldiselt. Ja mina olen juba pannud endale selle paika, et ma ei saa sittagi. Nagu ma olen juba pannud paika, et nagu ma tulen miinustest tagasi, vähemalt kogemuse võrra rikkam, eks, et seda ma lähengi... Oota, sa käid siis? Ma ei käinud, ma olin nagu endale selle pannud, ma ei tahtnud see suvi minna
nüüd äkki ma lähen järgmine suvi, ma ei tea, ma kaotasin ma ei vastanud enam enda sellele, iganes, kes ta on igatahes lihtsalt ma olin väga munni inimene, ma lihtsalt nagu ja ei vastanud enam üleüldse. Christian Channel, kasutasime halb sõna. Ei, me saame selle välja piibitada. Post-production. See ei ole laivis, no jumal tänatud. Varsti hakkab kõik laivis olema, siis on kõik metsas. See on see, kes viib ellu, et see hakkaks laivis olema. Mina ei vii midagi ellu, ma andsin ainult soovituse, et võiks ju minna laivi. Laiv on ju alati tore. Me mõtleme sellele. Me mõtleme veel selle peale. Oleneb, mis iba me siin toodame. Aga jaa, ei, siis ei lähe iialgi laivi. Oota nii, aga kas siis, miks sa seda lähed? Miks ma ei läinud? Asi oligi selles, et mul polnud seda raha, ma ei tahtnud raha kulutada see aasta, ma tahtsin ekstra käia tööl selle jaoks, et seda raha kõrvale panna ja siis minna, kuigi nad olid ikka kas sa, never mind, miks sa ikka, põhimõtteliselt hakkas mul mingid selliseid juttu rääkima, et kas sa ikkagi endal piir ette ei sea ja mis sul see põhjus on, et ikka miks sa ei lähe, kuigi ma mitu korda rääkinud. Mul pole raha selle jaoks, iga kord, kui ma uuesti kokku sain. Kuule, et ma hakkagi arvan, et see on sinu hirmudes, et põhimõtteliselt mul pole... No see kogu aeg võtsid uuesti seda, need teadsid, miks ma ei taha minna, aga siis iga kord nagu uus asi. Oota, aga miks sa siis ikkagi ei taha see aasta tulla? Nii palju, kui mina olen nagu aru saanud, siis selle üks suurimaid minu meelest miinuseid ongi see, et nad on veel, ütleme, nad on sama push'id kui need kuradi kuidas ongi püramiid või võrkturundus või võrkturundus inimeste nii-öelda see pähemäärimine, et see on nagu tohutult tüütu. Vaata, kui nad räägivad, kui sa käid seal, vaata ma olen ka nüüd vahel miitingul käinud ja viisakusest läksin esimestel aastatel ja nad räägivad sulle maid ja ilmu kokku, et loomulikult ma ei ütle, et ma tean ju paari inimest lausa, kes on väga edukad. Üks TalTechi tantsutüdruk oli ju maailmas top 8 müügi pealt või on loomulikult neid inimesi, kes teenivad väga hästi, aga kui nad räägivad sulle siukest, nagu nad lubavad sulle põhimõtteliselt maid ja ilmu kokku, kui see oleks päriselt ka nii lihtne, kui nad seda sulle räägivad, siis kõik teeksid seda. See tegelikult ei ole, see ei ole isegi mitte ligi lähedal sinna. See protsent on ju teada, et see ei ole nii, et ei, ma ütlengi... Palju edu neile, jaa. Mina läksingi sinna sellega, et ma lihtsalt tahtsin, ma olen kuulnud seda, mida teised on rääkinud, kes nüüd lihtsalt on kuulnud sellest, et jaa, sa kaotad täiega palju raha, eks ju, ja ma tahtsin siis nendelt isiklikult kuulata, mis nad arvavad, eks ju, mis nad räägivad põhimõtteliselt mulle. Ma olen täiesti aktsepteerinud seda, minna sinna äkki järka suvi. Ma arvestan sellega, et ma kaotan raha, aga lihtsalt lähengi kogemuse või siis lihtsalt selle kogemuse, ma ei lähegi sinna teenima. Sest ma arvan, et need pettuvad sellest kõige rohkem, kes lähevadki, et nii, ma nüüd toen 10 tonniga tagasi. Sa ei tule esimene aasta 10 tonniga tagasi. Lõpuks on lihtsalt see, et raha ei motiveeri sind. Ei, ma sellest räägingi, aga ma arvan, et vähemalt ma räägin, ma käisin 2, nagu ma enne mainin, ma ei liialda 100 sõpra ja kui neile kõigile räägitakse täpselt samad teemad, ära siis valeta, ära ütle, et sa lähed sinna, sa saad nagu kuradi kindlalt raha. Seal tegelikult räägitakse nii huina juttu sulle esialgu, sa tegelikult sa haibid selle nii haiget ülesse, aga kui inimene jõuab kohale, siis on nagu... See on ikka ränk töö. Kui sa ikka ei ole, kui sul ei ole südant reisk, kui sa ikka ei ole tugev inimene, kui tugev isik, siis oi perse, sul on seal raske. Ma arvan, et sinul läheks seal isegi hästi. Ma tõesti südamest arvan. Aga ma ei tea, ma ei usu võib-olla. Ma olen võib-olla liiga vähk inimene selle jaoks, sest ma tean, et sa pead olema mingi hullult distsiplineeritud, ärkama kindlate kellaaegadega, sa pead kuulama täpselt kõiki. Sa pead tegema Facebooki uue kasutaja nimega mingi Bookman Virko ja midagi sükest. Virko Bookman 6 oli olemas täitsa. Need tüütud asjad, mis kõik tulevad. Aga point ongi selles, et mulle meeldib katsetada enda moodi asju, ma tean, kuidas ma töötan, ma tunnen ennast liiga hästi, et nagu võib-olla teha täpselt õpetuste järgi. Ma arvan, et ma lihtsalt satuksin konflikti. Mitte nagu... Sa pead tegema seal õpetuste järgi? Ma arvan küll, et peab tegema küll. Kui sa lähed uksele, sa ei või hakata enda... Täiesti 100%. Aga kus nad võtavad seda, et ma ajan mingid muud loba? Sul käib ju kaasas keegi. Kui sul müüginumbrid ei tule välja, siis see ongi see tekst, mis neil on, see on mingi määral tõestatud, et see tekst töötab. Kui sa õpid sõna-sõnalt pähe, siis sa nagu
töötab, aga ikkagist on see, et see on numbrite mäng, et ikkagist 60 inimest nagu räägid nendega, 10 inimest saad laua taha istuma, üks inimene ostab nagu. Et siuke nagu müükile üldse. Okei, see tekstist isegi see mind otseselt ei häiri on ja seda ma usun on ja seda ma usun müügis on see tekst, mis mul on töötab. sama asi, mis sinul, et mulle ei meeldi nagu peas panna niimoodi, et mulle meeldib nagu enda stuff ajada ka, vaata, et kui ma ei, asi pole isegi selles, mis mind tegelikult häirib, on see, et kuradi, mul oli üks tuttav, kes otsustas, et ta ei ärka kell 5 hommikul, ta ei tüüta inimesi, ta läks normaalselt, aga ta ärkas mingi tunnike hiljem, alati tunnike hiljem ja lõpuks oli see, et tema juures koliti ära, ta jäeti üksinda kuskile, ta pole ka kunagi USA-s käinud, ta juures koliti ära, sest ta on nii-öelda rebel. Ta ei olnud kellegiga konfliktis, mitte midagi. Lihtsalt koliti ära, et see on nagu kohati nagu siukene kultus, veidi. Seal oleneb, ma olen nagu kuulnud, et see oleneb, kelle alla sa satud. Okay. See väga oleneb, ma räägin, et see on nagu, see on nii kahte leeri asi, et ma ei tea, ma ei ole käinud, ma ei saa öelda, et see täpselt nii on, aga ma olen ikka pigem, ma ütlen julgelt 90% inimesed, kes ütlevad, et jah, see on kogemusena väga haige, ma usun seda, sa pead ikka ennast kõvasti kokku võtma, et minna lihtsalt võõrale uksele ja saad veel kuradi püssitoru näkku ka. Hi sir, I just came to visit from Mary. Mary said that you might like to buy some fucking books. Ja siis on lihtsalt 2 toru on näos. Täis ei tohi ennast kusta, aina. Higi ka ei tohi tulla, üks sõna valesti läheb. Aina, 2 toru näos raisk ja sa teed oma müügiteksti edasi ja siis lähed pärast veel istud kuradi vanglas ka veel. Aga kas oli nii või? Mis oli sinu kõige rõvedam või kõige haigem kogemus näiteks, mis on nagu räme meeles? Oli igastes niimoodi, nii. Oli siis kusagil, ma käisin siis Idahos, seal on mingi meridiaan. Linnaosa. Ja sõitsin siis rattaga, sõitsin kusagile ukse juurde, panin ratta suht nagu kõnnitee äärde, et seal keegi ei varasta nagu, see on nagu üks turvalisemaid linna nagu Ameerikas, sest mitte keegi ei varasta. Ja igastahes siis läksin ukse juurde, mees tuleb vastu, vaatab jumala kurja näega otsa. What do you want? Ja siis mõtlesin, et okei, my name is Virko and you must be the dad here, nagu müügitekst ikka ja siis tegin seda tavalist approach'i siis ja siis ütles, et leave my property, nagu ta ei olnud mulle mitte ühtegi sõna ennem seda, kui nagu ta ütleski mulle, et leave my property ja siis ma nagu läksin tagasi ratta juurde ja hakkasin asju kotti panema ja siis ta nagu juba ütles, et ta kutsub politsei mulle kohe, kui mu sekundi pealt ei lahku lihtsalt. Aga asi ongi see, et kui eestlasena ma isegi kinda getin seda vaata, sest kui sul tuleb hommikul kell 7, sina pead lipsu endalt selga, hakkad tööle minema ja siis, ma ei tea, võtad kohvri, annad naisele veel musi ja hakkad uksest välja ostama. Sa elad USA mingi unelmates praegu või kas annan naisele musi. Käi Eestis niimoodi. Kurat, olge vaatad 10 aastat abielus, su naine taha näha ka siin hommikul enam raisk välja. Vähe sellest, et musi saad. Ilmselgelt sina tead. Ma ei tea, aga ma põhimõtteliselt kui eestlasena, et hakkad minema, ma ei tea, uksest hakkad tööle minema ja siis sul on mingi tüüp näos otse ja nagu raamatuid tahad osta. Ei, nagu... No meil ei lase trepiga ees keegi sissegi sinna vaata. Ma ütlengi, Eestis on nii võimatu ja sellepärast minul oligi see nagu nii võõras selline lähenemine, et sa lähed hommikul kell 7 kellegi ukse taha ja sa ootad, et vana istub sul maha ja hakkab sinuga mingid asju. Mõtlesin, oota, 7 pole isegi vara veel ju. Märksime 6.59 täpi pealt ja siis jooksul bussi alla. Oli niimoodi või? Okei. Ma tean, et paar sõpra rääksid, et nad pidid kell 5 karkama. Ju siis oli võib-olla see on vanasti. See oli vanasti. See on muudetud lihtsalt seda. Okei. Ma tean, et te rääksid. Mis veel esimest nagu nii-öelda majade juures või nii-öelda klientide juures olid? Kell 6 ärkamine ja kell 7 peaksid. Ei, graafik oli niimoodi, et 6.59 ärkad ja pesu 10 minutiga majast välja ja sööma McDonald's, fucking tortillad nagu 3 tükki nagu lihtsalt ja iga hommiku 2 kuud. Kohutav. See on nii kohutav. 10 minutiga valmis. Jah. Okay. See on võimalik. See ei ole võimalik. Aga minul ei ole. See on oma viga. Ei, aga siis õpid. Mul on 10 kilo meiki iga hommik. Siis sa ärkad varem. See oli pane meiki nagu. Siis sa ärkad varem lihtsalt. Või sa lähed magama meigiga. Juba otsustatud, et ma ei lähe sinna. Või sa lähed magama meigiga. Meil oli kaitsemees, oli kaitsemees ka mingi 6 naist ja... Siis ei juhtu nagu seda. Nad sai ikka lõpuks valmis. No. Ei. Seal ongi see, et sa ei pane meiki lihtsalt. Kaitseväes kuvaid kukkusin lihtsalt esimesest naris lihtsalt hommikuti all.
ja siis mul on nii hea meel, ma ei pea kaitsema. Keegi andke tippu, kuidas kaitseväge vältida. no mida selles suhtes arstlik komisjon, kui te näete, eks ju, siis ei, tistud. ei no kuradi karu nägi jänest metsas ja kuulis, et jänes käis kuradi komisjonis ja ütles, et kuradi, kuidas läks, et jänes ütles, kuule jess raisk, et ei pidanud minema onju ja karu ütles, mis asja raisk, et kuidas siis onju, no kuradi mul on hammastega probleemid, hirmhambad onju. Karu ütles, mine perse, löö mul hambad sisse, kuradi jänes lõi kuradi hambad sisse ära onju. Kuradi karu käis komisjonis ära ja kuradi tuli tagasi, jänes küsis, et noh, sõbrake, kuidas läks onju ja karu väga hästi läks, mind ei vaata, mul on lamp elad. Põhimõtteliselt, kui sul on lamp elad, siis saad ka ära. Okei, tegelikult täna loan vist enam ei saa. mul on liiga tervis nüüd selle ei jaoks. saa enam täna. Tegelikult ma olen hästi haige, kui kaitsevägi näeb seda, siis mul on hästi haiged alad ja kõik nii edasi. kõik on kõik on haige. halb, kõik on pekkis, arst annab lihtsalt vesi on nii peas kui põlves. aga muidu rääkides arstidest, siis tegelikult sa 3 nädalat nüüd umbes tagasi käisid spordiarsti juures. kuidas sul seal nüüd tulemused tulid, et sa saan aru, et tahtsid teada oma üldist füüsilist vormi? no tegelikult ma otseselt ei tahtnud. ma võitsin ühe loosi. võitsid loosi? ma võitsin ühe loosi väga... iseenda või tekst nii suurelt, et kõik, kuulge, peaksite ikka minema. ei, ma tegelikult usun seda, ma kõik usun seda, aga noh, tegelikult see test on päris kallis, noh. Tegelikult see test on päris kallis ja loomulikult tegelikult kõik peaksid käima aeg-ajalt ikka, võib-olla mitte iga aasta onju, aga iga mõne aja tagant, sest seal ei mõõdeta üldse kuradi vererõhku onju. seal mõõdetakse sul kõike. ja ei, väga informatiivne oli. mul läks tegelikult hästi, et ma olen siin pool aastat juba varsti vaeva näinud endaga, tõesti vaeva näinud, siis testi tulemused näitasid ka seda, et nagu trenn teinud või mis mõttes vaeva näinud nüüd? no et ikka, et südametöö on ikka väga tugev, väga hea, nagu süda on väga tugev, mis on nagu annab väga suure rahulolutunde, kui ma tean, et mul südamega mingeid häireid ei ole, vaid pigem ikka väga tugev. et kõik kehamassi indeks ka seal läks. no kehamassi indeksit ei maksa tegelikult üldse arvestada, sest tegelikult... kui sa oled 1,80 m pikk ja sa oled jõhkralt lihastes, siis sa oled kehamassi indeksi järgi 20 kilo ülekaalus. sellepärast sa peabki vist vaatama üldse seda rasvaprotsenti ja lihasmassi. no lihasmassi, rasvaprotsenti, jaa ei, see on okei. kõik on okei. kui siit seis sul on? lihtsalt konkreetne küsimus, vaata rääkisid, et sa olid gümnas mingi pisike-peenike ja mis iganes onju. mul oli gluteeritalumatus ja vegan, söön õhku ja joon õhku. mul oli see. Red pole või mina pakki, nad teavad. selle oli küsimus, kas XLNR on vegan. jaa, ei, aga sinna oli peale kirjutatud. jaa, siin on vegan. mul oli see, et ma käisin kuskil 7. klassis käisin viimati spordiarsti juures. ma tegin aga 11. klassis ma tegin nagu uurimistööd, kus ma ise mõõtsin enda klassi vendadel ja siis aasta vanematel ka kehamassi indeksit, rasvaprotsenti, visceraalset rasva ja lihasmassi siis. ja mul oli ilmselgelt rasva 0 põhimõtteliselt, nagu vaata seda nüüd on parem, ma loodan, ma ei tea, igatahes rasva 0, lihasprotsent muidugi, kui sul rasva pole, siis su lihasprotsent on laes, kuigi sul tegelikult lihast iseendal polegi, kinda, pigem nagu mitte. aga kui ma viimati spordiarsti juures käisin, siis see oli 7. klass, mul esimest korda muidugi käisin siis spordiarsti juures, kohe vaadati, okei, sul on midagi südamega, mingi südamevahed on ei tuksu kõrvalikult, ma ei tea, südamehäired, ma ei tea, kohe mingid need mõõdikud peale. ja siis terve päev seal käid enda mõõdikutega ringi, eks ju, kodus. ja pärast tulemused, korras vaata. ma ei teagi, ma nüüd ei teagi, kas mu südamega peaks mingi mured, peaks uuesti minema. eks siis, kui südani saad teada, ära muretse. siis öeldakse, kas see on okei või mitte. siis on tasuta ka veel. ei, mul on pigem just vastupidi, et rasva tuleb väga kiiresti, lihast tuleb väga kiiresti, nagu tõesti. ei, sa ära ütle, et see on täiega, see tegelikult ei ole, minul on sama keha. kui ma jätan trenni tegemata, siis on perses, siis on väga kiiresti tuleb tagasi. mul nagu selles suhtes lihast, mul nagu kohe hakkab nagu lihas nagu, kui ma hakkan trenni tegema, hakkab kohe nagu lihas välja paistma selles suhtes, eks ju, okei, aga nagu ma ei võta kiirelt massist juurde. see on see kurb asi. ma võtan ja mul on lihas, mul tõesti, kui ma teen kõvasti trenni, ma näen välja nagu kuradi Kreeka jumal kohati onju.
ja ma jätan, okei, päris naised. liialdada ka ei maksa, aga tõesti. Kreeka jumal. Natsa jätan nagu tegemata. skulptuurid muidugi, et. Jah, skulptuur ja väike noks reisk ja sulle tehased on. Seos otse teie ees. jah, kuradi, aga jätan tegemata ja tuleb kohe need rasva pealt kilad, et mul on, mis kuradi iganes kehamassi tüüp see on, endomorf või endomorf, et jah. Milline tüüp see on? Ma ei tea. See ongi see, et see on 3 erinevat. juurde võtad kiiresti alla põhimõtteliselt. Okei. Ja sa oled siuke nagu palki venna. Jah. Palki venna, pigem. Oma plussid, oma miinused. No eks ta ole. Iga asja. Ei tõesti, peab kuradi jälgima, mida söön, et siin vahepeal ikka ei hoolinud üldse, Et 22 vanust täis sai, siis sain aru, et kuidagi ennem oli, ausalt, ei ole lähevad, sa oled veel liiga noor. Naist, et te küsid, vana sa oled? Vana välja näen, ma olen 21 tegelikult. On 21, okei. Me oleme noored. Ei, aga kuradi ausalt, mehed ja neiu, siin neiu, ma tean, et natuke see vanem 21. Jah, natuke vanem. Ma saan... 22. Ei. 20. 20, ma olen 23, aga ma saan naistepäeval saan 24, siiski, eks ole. Nii et kõik soovige Laurale head naistepäeva ja sünnipäeva. Et ta sai aasta nooremaks. Jaa, täpselt. Nii, 21, umbes see sama vanus. Reaalselt, ma ei tee nalja, see ei ole nagu mingi kuradi vana äti jutt, et jaa, kuradi sellest vanusest kuradi kondis haigemaks. I shit you not, Võib-olla isegi, ma mäletan oma 21. sünnad, siis ei olnud häda. Siis ma taastusin sellest väga kiiresti. 22 umbes. Alkohol hakkab kiiremini pähe, mis on muidugi jah, aga sa kannatad päevi, täiesti perses. 18, 19, 20, 21, mündis lammutad 5 päeva järjest. Kuradi 1-eurised joogid, kuna veel 1 eur, 1 koks, ükskõik mida, võtsid kannude kaupa, istusid sisse ka veel, ja kuradi mitte midagi on häda. Natuke sa hommikul vaadates peal, viskasid kuradi väikse kuradi tablaka sisse, läksid, jooksid 10 kilti. Arstid annaksid praegu vastu pead mulle, läheb kuradi poomakaga jooksma, ja 22 umbes seal. No raisk ei jaksa juua enam, eriti praegu. Ma olen vana mees, okei, mis vana mees? Ma saan 27. Ma ei ole nagu vana mees, aga ma tunnen, et raisk enam ei kannata. Ei kannata, panen paar õlli elama, läks hea meelega koju magama. Kuule. See on minu iga reede. Nagu inimesed kutsuvad välja, ma olen pigem nagu kodus vaatan Netflixi üksinda tegin. Mul on ka see hakanud nagu pihta. Ole vait. Ei, nagu tegelikult selles suhtes, ei, ma ei räägi, et mul hakkab, ma ei viitsi enam väljas käia, seda ma räägin just. Et nagu, kui ma kaitseväes olin, 19-aastane, mu klassikaline see oli, saan välja, koju, riided seljast, bioriided selga, välja, eks ju, jood täis. Tuled tagasi, laupäev, pohmakas, siis pohmakas ei tule allagi ja siis pühapäev... Gin-tonic. Tõstab veel õhku, jah, täpselt. Igatahes ja siis pühapäev. Copyright. Minu arust ma tegin seda seal näidisproovis ka seda samad nalja, igatahes. Ja siis pühapäev on jällegi see kaitseväe masendus, et pead tagasi minema, siis sa ei taha enam mitte midagi teha. Kus sa olid üldse? Tapal, ma olen see pehma. Aga ma vähemalt ei olnud Tallinnas. Kõikidele, kes Tallinnas on, vaadake ikkagi seda podcasti nagu. Vaadake ikkagi. Ei, ma komisjonis kunagi, kuna ma läksin... Ma räägingi kohe. Olin komisjonis ja kuna ma vastu ei puksin, ma läksin kohe, kui kutsuti, kohe läksin. No mind kutsuti päris hiljem, olin ju mingi 24 või. Siis ma sain alles esimest korda kutse. Ja see oli, arvele võeti muidugi vanem, aga reaalselt komisjoni läksin, edasi lükanud, läksin. Ütlesin, et tulen hea meelega, kõik on hästi, tervisnäitajad olid head. Ja öeldi, et okei, kuna sa siin ei puksi vastu, ei ole mingi kuradi kabi, vali ise, kuhu minna tahad. Ma ütlesin, issand, kui läks valimiseks, ma võtaks kuradi ikka siin Tallinnas või elan Tallinnas. Ja siis oli niimoodi, et kõik kohad on Eestis kinni, et lähed Võrusse. Ja tõmmati laksaki lihtsalt kuivalt sisse. Laksaka, ilma vaseliinita. Põlv otse niimoodi, okei. Ei, aga ma ütlen ausalt, kõik, kes on Võrus seal käinud ja kes võib-olla mõtlevad, Võru on ise väga ilus koht, aga väeosa on ise ka suurepärane. See oli, mul ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda. No tegelikult ka ei ole, toit, kõik nägi välja, modernne, kõik oli super hea. Nagu türklased ütlevad, mua samna.
mida sina ka kõike ei Jaa, tea. täpselt. Erinevates keeltes. kui palju sa vastu põksisid, kui sa mina läksid? olin, mina tegelikult ei saanudki kutset, vaid mina olin vabatahtlik, kes läks, sellepärast et ma tahtsin kohe selle ära teha. mul oli see, sa et imelik inimene on. ei, asi on see, et mina ei viitsi praegu minna, ma ausõna, edu sulle nagu. igatahes sinule nagu edu. sa proovid ära saada või vist? no ta proovib muidugi, aga noh, aga minul oli ma see, registreerin välismaal elama lihtsalt. ja isegi tegelikult mulle meeldib, et ma selle ära tegin, selle, et ma sain aru, et see pole midagi minu jaoks esiteks, pole mitte midagi minu jaoks ja ma olen palju suurema naudinguga tulin siia just TalTechi, see siis veel oli TTÜ. ja ma olin juba siin TTÜ. millal sa tulid nüüd, see sügis või? see sügis, aga ma olin kuu juba aega sees, käisid TTÜ-s. aga ma olin juba sees Aa, eelmine, ma olin juba okei. sain Aa, vastusi okei, kohe okei. pärast, põhimõtteliselt ma olin nimi juba, võeti varem juba aastat. tegelikult avalikust Ma olen- sügisel. mina olin 2017 tegelikult juba käisin TTÜ-s ja olin vaba siis akadeemilises, eraldi siis. ja. aga jah, et ma läksin sinna, sama asi, komisjon, ei puksinud, ei midagi, noh, vabatahtlik ka ja siis küsiti, et kui tahad minna, ma ütlesin Tapa, pioneer. sõbra panid pärast, sõbra muidugi panid pärast puid alla, et miks sa pioneeri läksid, et sa kaevame siin iga õhtu ja. aga meil on nüüd vaja korraks ikkagi poliitilistel teemadel ka rääkida. sa rääkisid ka siin, et sa oled rahvusvahelisi suhteid õppinud, onju, nii. ja mul tuli meelde, et ma just vaatasin, ma tegelikult ei vaata üldse telekat, aga eile õhtul ma vaatasin telekat. For some reason. Üle ja seal 5 tuli, aastale. põhimõtteliselt, mul ei ole telekat tegelikult, siis ma panin läpakas projektori tööle, tegin kuradi kodukirja endale. Ja siis Isamaa mingi suvaks reklaam tuli, siis ma alguses ei saanud aru, et see on mingi selle Isamaa erakonna oma. Siis seal oli see, et nad tahavad tugevdada ja suurendada siis Eesti nii-öelda sõjaväge ja kaitseväge ja kõik seda nagu. Aga siin on siis, ma saan aru, et on nagu kaks vend, kes basically olid nagu davai läheb, onju, ja siin üks vend, kes on nagu fuck that shit. Et siis nagu põhimõtteliselt, mis te nagu reaalselt arvate sellest, et kas see on nagu reaalne, et seda suurendada või seda... praegu käib ju mingi Seda on vaja kampaania, nagu. ei, praegu käib isegi ju mingi meil on kampaania. Venemaa kõrval. Meil on alati vaja. Aga praegu Edasi. käib isegi mingi kampaania, kus on öeldud see, et puudega inimesi isegi julgustatakse, et tulge ikkagi vaata. Ei, no, ja aga ei, mingi vennad puudega- mingi põlvevaludega lähevad mingi poole aastaga. ei no puudega inimesed, kui sa oled ikkagist, ütleme nii, selles suhtes, et motiveeritud, siis tänapäeva sõjaväes, eriti Ameerika Ühendriigid on seda tõestanud, siis sa võid, sa ei pea olema reaalselt relv käes kõmpima kuskil, onju, sul neid võimalusi on palju. on küll, ei lihtsalt asi ongi see, et muidugi kui puudega inimesel tal on see, aga nagu nii väga rõhutada seda, aga äkki see on hea kampaania, äkki nad ei julgegi muidu minna ja siis ei, on hea. vaata varem ei võetud lihtsalt vastugi. Ei võetud? Ei võetud kindlasti mitte. Kui sul ikka oli ju terviseviga, tõsine terviseviga, siis ei hakatud isegi võtma, sest kõik läksid ju sama malli järgi, kõik tegid samu asju, vähemalt see SBK sõduri baaskuulsus kõik. Ma ei teagi seda. Nüüd on muudeti ära, see on miskipärast LBK ehk siis laskur baaskursus, something like that. Ma ei tea, mis see tähendab, miks enam sõdur ei ole. No ega või pohhu. Ühesõnaga pohhu on, et aga pandi kõik ühe malli järgi, ehk siis sa ei saanud eeldada, et inimene, kellel on tõsine tervisehäda, teeb seda samat asja kaasa. Aga nüüd ma eeldan, et kui on võimalik minna ka nii-öelda puudega inimesel sõjaväki, kellel on tõeline motivatsioon, teha mis tahes, siis sõjavägi ei tähenda ainult relva kandmist, seal on administratiivne pool, seal on mida kõik, et eriti veel tänapäeva sõjatehnoloogiad on ju ikkagist ju väga tehnoloogiapõhised, ehk siis kui sa oled väga andekas arvutite peal, siis no halleluuja, ma arvan, et sind võiks igale poole võtta, onju. Kas sa arvad, et naistele peaks see kohustuslik olema? Ei, nagu ma... Tead, ma arvan, et ei pea. Ma nõustun ka täiesti, sest minu jaoks on nagu naistel, mitte et mul midagi, ma arvan, ausõna, ma olen kõigile seda öelnud, minu arvates mõned naised palju paremini saavad hakkama kui enamus mehi. Naised on iseenesest. Teate, ma ei tegelikult praegu ei viskaks üldse naisi eraldi nii-öelda mütsi. Ma arvan, et suurem küsimus on, kas Eestis peaks olema see üldse kohustuslik ja see on teema, mille ma ei ole piisavalt pädev. Siin on väga palju punkte, miks ta peaks olema, väga palju punkte, mis ei peaks olema. Siis ma ei ole piisavalt pädev, ma arvan, ma ei anna ühtegi head vastust, miks peaks olema või miks ei peaks olema naistel. Ma arvan, et mina ise kaldun sinnapoole, et Eestil võib-olla ei peaks otseselt isegi kohustuslik olema, on ju, see riigikaitse nii-öelda.
otseselt ei peaks. See on lihtsalt ma kaldu sinnapoole, aga ma täiesti mõistan ka, miks peaks olema. Aga ma räägin, kui keegi seda vähe targem inimene vaatab ja kui ma hakkan neid argumente ala siin kuradi käsitlema, siis ta lihtsalt naedab mu pooleks. Mitte, et mul mingi hullult häbi oleks neid... Ma arvan, et enamus ma ei tahagi. Ma arvan, et enamus asju, mis me siin täna arutanud oleme, on selline, et natukene targem inimene lihtsalt naerab ennast sõdiks. Tõmbled kogu aeg. Pissi ära. Ta teeb niimoodi kogu aeg. Mul on kogu aeg ka. Ma ei tea, mul sa lähed nii närvi ja sa hakkad lihtsalt... Ma isegi ole närvis, mul on see... Ma söön ka ja ma teen niimoodi. See ei ole, et ma olen närvis. Lihtsalt rahus söön ja lihtsalt kuidagi mul... Aga ma sooviksin täpsustada siiski, et ma ei arva, et Eesti riigil ei peaks olema väge. Ma sooviksin seda kindlasti täpsustada. Kas see kindlasti peaks olema kuradi kuidas see nüüd see Eesti kaitseväesüsteem on, inglise keeles on conscription, kuidas see eesti keeles on see nii öelda siis... Mis see tähendab? See tähendab seda, et kõik 18 saad käid ära ja sa ei ole otseselt tegevväelane, siis käid ära, see on conscription. See on reserv siis mõtled. No põhimõtteliselt see süsteem, et kõik käivad, Ma arvan, et otseselt, ma ei tea, kas see on kõige kuldsem kesktee, aga võib-olla on, ma räägin, ma ei ole pädev, ma ise arvan, et seda võib-olla ei peaks olema kohustuslik, võib-olla ei peaks. Või siis see peaks olema ala nagu, mis mulle tundub, et on üsna normaalne süsteem on Soomel. Et sa ikkagist, sa ikka põhimõtteliselt ikkagist elad kodus, ja sa lähed ja sa teed need oma basic asjad seal ära ja kui sa seal olles tunned, et sa tahad olla kuradi ilma rohkem, siis sa saad seda valida, et nad ikkagist... Nad annavad võimalusi inimesel kuradi elada, natuke see, et las jääda. Mul ei ole sõja vastu midagi, mul on väga mitmeid sõpru, kes on sõdurid ja nad teavad küll, et ma ei ole sõdurite vastu ega sõja vastu, aga mu arvamus pigem kaldub sinna, et ei peaks. Jah, ja sinu vastuseks ka ei. Naistel ei peaks olema kohustuslik, see ei peaks kindlasti. Mõistlik. Aga üldse, ma ei tea, Soome on kuidagi kõiges edukas. Nad oskavad kooli planeerida, nad oskavad kaitseväge planeerida, nad oskavad, ma ei tea, mingi mingi standardid. Ma ütleks, et Soome riik mingi... Ei, riigi puhul ma ei ütle seda, aga kuidagi inimesi mõistavad veits rohkem mingil määral. Jah, ütleme, et pigem see liigne heaolu on neid veidi hukatusse ka nüüd viinud. Et alati ei maksa olla liialt hea. Et eriti tänapäeval. Kus ütleme, lastakse sinu headusel liugu. Et ma saan aru su headuse tagamõtetest, aga kui sul on miljonid... Ei, ma ei ole üldse hea inimene. Ei, ma räägin riigi niimoodi heaolusüsteemi pointist, et kui sul on ikkagist inimesed, kes seda sõna otseses mõttes kuritarvitavad, siis ja sa ei saa sellest ise aru ka, sa oled nii sinisilmne ja usud, et kõik on kuradi, mitte keegi ei lase su kuradi najal liuguna, siis sa lõpuks kuradi upud ise enda pasa sisse. Ja Soome riik on sinnapoole liikumas. Mitte ei liigu, vaid nad ongi suht. Nad on. Jah, nad on asju, mida nad teevad väga hästi, nad on väga progressiivne riik, aga nad on liiga head. Nad tõesti on. Aga las see ka jääda. Okay. Viimased veel lõpu sellised teemad, et tahaks lihtsalt teada huvi pärast veel, et mis sul Supermani ja Nicolas Cage'iga on? Super. No olgem ausad, kuradi... No, aga Nick Cage on ise nagu legendaarne. Ta võib olla... Ma räägingi, ma juba jõuangi sinna, et kui sa mõtled Nick Cage'i peale, siis tegelikult ta ikka võib olla üks suurepärane näitleja. Ta on nagu, ta on selle kuradi ta võib olla nii siin, oletame, et siin on see väga halb on siin ja siis väga hea on siin. Ta võib olla nii siin kui seal, ta on nii haige vend. Mulle meeldib nii väga, kuidas ta suudab olla lihtsalt see tüüp nagu, kes ongi nagu haiglane, lihtsalt haiglaselt tõsine. Ta sellist bullshit'i lihtsalt endast. Ta võib olla suurepärane näitleja ja ta võib täiesti ära tappa mingisuguse karakteri oma mingi veidrustega. Aga samas, kui ma nüüd äkki mõned aastad tagasi kuulsin, et ta nagu reaalselt ta oli nii lähedal, et saaks olema uus Superman kunagi. Nagu reaalselt see pilt on võetud casting videost, see on YouTube'is olemas. Kui keegi ei tea, millest me räägime, siis Tom Eeriku profiilipilt on Superman, kellel siis on Nicolas Cage'i... Ei, see oligi Nicolas Cage, ta oli Superman. See oligi Nicolas Cage. See oligi Nicolas Cage.
vaata, mis välja tuleb, see oligi Nicolas, see on päriselt, See on normaalne. see on Youtube'is video olemas, kus tal on see seljas, ta neid proovib, ta oli nii lähedal, et see film tehakse, seda filmi ei tehtud. Teda valitigi järgmiseks Supermaniks. Ja siis ma mõtlengi, et ma lihtsalt aeg-ajalt ise omaette mõtlen, et täiesti perses, noh. See oleks nagu nii sürr olnud, lihtsalt Nicolas Cage. Fucking Nicolas Cage ja siis vend tuleb, kui tänapäeval oli juuksed, kui vaata tal 90 juuksed, see tegid need pikad, lehvivad siin. Vaadake seda profiili ikkagi. Holy fuck, noh. Vabandust, aga holy fuck, ma ei kujutaks ette, mis... Ma kardan, et saaks pigem pask anda. Oota, aga rääkides näitlejatest. Täna tuli välja siis Aladdini uus treiler. See on meil Genie's on Will Smith ja siis nagu mingi pool Twitterit on täis seda umbes, et inimesed, kes vihkavad seda, või inimesed on nagu tavaliselt ilgelt pull lihtsalt. Mis on tunded? Mis on tunded? See on juba meem, see on palju meeme. Kinda isegi Will Smith kui Aladdin. Äkki Kind isegi. Ei, ma reaalselt arvan, et see on lihtsalt mingi... Mul ei ole selle valiku vastu otseselt midagi. Mul ka ei ole tegelikult. Aga ma arvan, et mulle... Ma räägin, see treiler on nii... See ei ole isegi treiler, see on mingi pigem nagu teaser. Teaser on see. Et see nagu... No, ütlen kohe ära, ma olen väga suur Disney filmide austaja, eriti veel nende klassikaliste multikate ma ausalt. Ja Aladino, olgem ausalt. Täiesti lõpp. Vaat see on haige. Lion King on kõige haigem, see tuleb ka see aasta välja. Ja Lion King tuleb, ei, Aladin ka nagu tõesti, et Aladin... Kohe jõuame. Et mul ei ole Will Smithi valiku vastu midagi. Tõesti ei ole, aga lihtsalt see, ma näin paari üksikut klippi sellest näinud, aga mulle tundub, et seal midagi vist ei tööta. Midagi vist ei tööta, ta proovib liiga palju. Mulle tundub, et juba isegi nende paari sõnaga, mis ta seal treileris või teaseris ütles, ta proovib liiga palju. Ma ei oska öelda. Ma annan sellele võimaluse veel. Ei, ma lähen nagunii vaatama seda, ma võin juba... Ma tahan laulda kuradi Arabian Nightsi kuradi kinos kaasa, ma tahan laulda kuradi Prince Aliid kinos kaasa. Mul on pohvi, läheme kas või 10. Läheme 10. Ja laulame kõik Prince Aliid kaasa. Tom Meerik teeb välja. Aga mis mu lemmik Disney multikas on? Nii, täiesti süke valik, mida te võib-olla ei arvaks. See on, ausalt, selle filmi masterpiece'i staatuse rikkusid ära paar üksikut asja seal multikas sees. Aga see on Jumalemaa kiriku kellamees. Ja holy fuck, see ei ole lastele mõeldud. Kui laps peaks seda vaatama, kui mina vaatasin Jumalemaa Hunchback of Notre Dame Disney siis adaptsioon. See on, kui te vaatate seda filmi... Mina vaatasin seda väiksema. Ma ei ole kindel, kas see on õudne. See on väga jube. Aga mina olin nagu... Nagu õudne, ma mõtlen, et see on nagu õudukas lapse jaoks. Ei, aga mina olin see vend, kes vaatas iga reede laupäeva õudukaid, kui ma 7 ja 8 olin. Seega minu jaoks oli see nagu, bitch, this is nagu fine. See on ikka väga sünge temaatikaga ja... Aga see ongi... Aga minu arust on üleüldse hästi palju multikaid, mida sa nüüd suures peast vaatad. Aga see ongi see nostalgia. Ja siis sa vaatad seda sisu, millest nad tegelikult räägivad, mis see probleem seal juures on. Siis sa oled üldse nagu täiskasvanute nagu igapäeva probleemid põhimõtteliselt, millest need seal teemas räägivad, mis ei ole üldse tegelikult minu laste jaoks. Ei, aga lapsena sa ikkagi nagu õppisid sellest filmist midagi. Sa õppisid sõprust ja sa võtsid nagu mingi asju. Ei no lapsena ma seda niimoodi, ma vaatasin seda filmi uuesti viimati äkki, kui ma olin mingi 19 või 20. Ma mäletan, ma siis vaatasin seda filmi viimati ja mis mul nagu jäi sellest filmist meelde, et noh, see oli vist, äkki oligi, ma vaatasin lapsepõlves ja siis ma vaatasin seda uuesti. Ja mulle jäi see mõelda, mõtlesin, holy shit, see film on täiega hea kui kaval. Et need, vaat seal filmis on, igas Disney filmis on need mingid need nii-öelda need koomilised karakterid on ja seal filmis on ka need kuradi kivikujukesed Jumalemaa kiriku Gargoylid, jah. Nad on nii-öelda need koomilised karakterid. Aga terve film nad andsid mõista nagu, et see oleks selle kuradi Hunchbacki mõtetes ainult olnud. Ehk siis ülikaval alati, ta nagu rääkis juttu, aga keegi teine tuli, seal olid jälle kivikujud. See andis nagu mõista, lastel oli seal lihtsalt lõbusad karakterid, aga nagu täiskasvanuna vaatad, et holy shit, et nad ikka räägivad siin tõsistest teemadest, vend näeb kuradi luulusid, see kuradi pahalane, kes iganes ta nimi oli, see fucking mõtted oli mingi kirikupapi mõte, konkreetselt laulis sellest, et tahaks kuradi vägistada seda naist. Disney film, lastele, täiesti õudne, aga samas see oli nagu nii... See oli väga kaasa arvav. See on väga hästi tehtud. Ja see, kus juures, kui vaadata mingi IMDB skoori, siis see oli üldsegi õige skoor. Ja ma ütlen ausalt, kui
oleks lõpuni mindud välja sellega, et need kaarkoolid on nagu päriselt ka ainult tema mõtetes. Sest lõpus ei olnud ju, nad lõpuks ikkagi võitlesid. ja ei, need võitlesid ikkagi lõpuks nad ärkasid ellu ja ärkasid, mitte ärkasid ellu ja näitasid rahvale ja viskasid kividega ja kuradi said pihta ja noh, see näitas seda, et nad ikkagist ei mõelnud seda, onju. Aga kui nad oleksid, siis ma ütleks, et see oleks täielik masterpiece, täielik. Aga ma arvan, et meie saateaeg hakkab läbi saama. Selles suhtes, et minu arust väga super külaline oled. Ja täheb on tätt, eks ju. Ja kui te, inimesed, tahate veel Tom Meerikut, sest ma arvan, me saaks kui te tahate veel rohkem Tom Meerikut, siis me mingi aeg saame ta kindlasti siia tagasi. Ma arvan, nii palju teemasid, mis me veel võiks temaga käsitleda. Absoluutselt. Ma eeldasin, et siin tuleb veel vägagi teisi teemasid, mida te üldse ei puudutanud. Et loomulikult alati... Aga nagu me läksime väga sisse vaata nendesse teemadesse. See väga pikalt ikka nagu... Ma olen tund aega rääkinud. Elon Musk pani 3,5, noh. Ei no, aga see ongi see, et nagu stoppida on veits raske juba vaikselt. Et nagu selles suhtes, nagu te näete, nii palju veel millest rääkida. Me kindlasti, kui inimestele see meeldib, kutsume tagasi poisu. Täpselt. Nagu põhimõtteliselt, kuidas Tom Eerik ikka meile ütleb, et musib püksi või? Musib püksi, absoluutselt. Pallid ja kuradi maasika mannavahukesed seal teisel pool ekraani, et musib püksi. Ehk siis kõik koos ütleme... Oota, ennem kui lõpetame, oodake, mul on shoutout ka reisk, onja. Ma tulin siia, mu kuradi bossid teevad, et ma tulin siia, ma panin Kalevi pusa ka selga. Shaudi. 16 märts on jalgpalliklubi Tallinna Kalevil seal, kus ma töötan siis, UEFA all, aga ikkagi jalgpalliklubi Tallinna Kalevi nimel. On meil siis esimene kodumäng, see tuleb räme, kui teile miimid meeldivad, kui sa tõesti tunned, sa elad miimide nimel, siis mina ka. Tule kohale. Ma hoolitsen selle nimel, et teil on hea. Teil ei hakka küll, meil on persealused, meil on tekid, meil on viimavarjud, meil on kõik asjad olemas, soe tee, hea toit. Üllatused ka. Tuli kohale 16 märts Kalevi staadionil. Ja kui ütlete, et nägite seda podcasti, siis saate tasuta. Ei, tegelikult ei saa tasuta. Ei, tegelikult ma lasin öelda. Ei, kuulete. Tegelikult ma lasin öelda, et jah, saate küll tasuta, aga ma avalikustan praegu siin täna podcastis. Ma avalikustan ühe asja, mida keegi veel Eestis ei tea. Nii. Iga kuu saab olema meil üks mäng Kalevis, mis on siis nii-öelda heategevusmäng. Me oleme koostööd, sõlmime kohe koostöölepingu SOS Eesti Lastekülaga ja iga pileti hind on täpselt nii palju, kui inimene ise arvab. Kui sina arvad, et pileti hind ja lastele antud heategevuseks summa on sinu arvus 20 senti, siis see on 20 senti. Ja see on väärteos. Ei, see ei ole väärteos. Ja see ei ole, ja mitte keegi ei vaata sellele viltu. Kui sina arvad, et see on euro, kui sina arvad, et see on 5 euri ja kui mõni arvab, et see on 10 eurot, me võtame ükskõik mis summa vastu ja kui sul tõesti ei ole, kui sul tõesti raha ei ole, siis me saame sind ka sisse. Tule lihtsalt ole kas või mõtetes meiega. Seda on iga kord üks kord kuus, see suur mäng, see, kus me annetame rahad SOS Eesti Lastekülale ja 16 märts on samuti see mäng seega. See on põhimõtteliselt kõigile tasuta, aga andke midagi ikka lastele. Kõik rahad lähevad ära, me ei võta mitte ühtegi senti vahet. Laste nimel. See on väga vinge, nii et... See on shoutout teile. Ja kui sa oled meemid, siis ma ainult selle pärast juba tulekski nagu. Ei tõesti ka, ma tõesti ootan teid sinna kõiki. Ma luban, et teil, kui teile jalka isegi ei meeldi, ma ütlen ausalt, ma ei ole ise ka jalkafänn. No tõesti ei ole. Jalkainimesed juba teavad, need mõtlevad, issand, mis mõttes. Ei, jalkaliidu inimesed juba teavad, et ma ei ole UEFA-st, inimesed teavad, et ma ei ole jalkafänn. Ta ei kaota oma tööga. Aga ma luban teile, et teile meeldib. Ma luban teile. Kui ei meeldi, siis ma söön... Okei, ma ei hakka seda lubama. Aga ma ei hakka midagi lubama, aga ma luban, et teile meeldib. Korda nüüd, millal see esimene mäng ongi? 16 märts 2019 Kalevi staadionil versus Narva Trans. Kus selle kohta mingi infot saab rohkem? Jaa, muidugi Facebookis. Absoluut, eventid on juba olemas. On jalgpalliklubi Tallinna Kalev Facebookis ja Instagramis samamoodi Tallinna Kalev jalgpalliklubi, JK Tallinna Kalev. Meie Instagram on full of memes. No, päris full jälle, hooaja keskel läheb meemideks. Seega, meme review. Kui keegi mõtleb, kus need meemid pärit on, siis nii minult kui ka minu kallilt kolleegilt Remi Põllult. Temale ka shoutout, musipüksi sulle Remi ja ongi kõik. Ja me teeme kiire tänu veel siis meie vahvatele sponsoritele. Me oleme filminud, istume täna ikka veel siin tegelikult. Õhtu kell on palju.
oleme Tallinna Tehnikaülikooli filmiklubis . ei , mis filmiklubis , me oleme otse kõrves praegu tegelikult . oota , mis asja ? oota , mulle öeldi , et meie taustaplaan on ju kuskil mere ääres ju . me oleme kõrves mees . mees , me oleme kõrves . sellepärast sa rääkisidki sellest paadist või ? jah . tegelikult see on CGI kõik , et me oleme väga Whatever. rikkad ja meie podcast on väga rikas ja me saame kõike teha , mis me tahame . saame sinuga ära kustutada , kui me tahame . ärge seda tehke . Jah. ärge ei , seda me tehke . seda kindlasti ei tee . ja muidugi aitäh TalTechile ja aitäh meie vegan vesi ja vegan energiajook on ma arvasin , et sa vaatasid mulle otsa . ma ei ma pole vaata sulle vegan , otsa ma , pole vegan . Excel energiajook teeb , näete täitsa tühi . sõid ära näed selle , kõik ei näe , sõin selle . tuleb välja , et vegan tooted ei olegi nii halvad , kui te olete arvanud . ja vett ju joon . vett joome . vett joome , Vett vett joome. joome . aga see oli siis meie esimene saade . vot see podcast , kindlasti vaadake , subscribe'ige . oh , ma hakkan nagu Youtube'i . ja meil on Folloge ja nüüd pange siis like, olemas kommenteerige Facebook , inimesed. SoundCloud ja Youtube ehk siis ehk saab siis kuulata ja saab vaadata ka . SoundCloudist saate ka kindlasti jah , vaadata . täpselt nii noh . Youtube'is siis näha . ja minu Instagram on Big Daddy Tomerik , pange , Ja- mul on vaja aasta lõpuks tonn saada , siis ma saan naisi . aga ainult siis ta saab Big- , ainult siis . Big Daddy Tom . Big Erik. Daddy Tom Tom Erik . Tomerik , Big Daddy Tomerik , nii . nii , ja okei . kas kõik siis teeme musud ja musid püksi Musud . püksi, jah. musud püksi siis . väga aus , väga see aus on . väga aus . ei , normaalne . jah , davai . ai jaa , oi , tore . mu kõrvad .